Millega teie kodus värvite? Kas pintsli või värvirulliga? Meie igal juhul hakkame täna Tarmoga rääkima värvirullidest, aga enne veel ole hea tutvusta Hansa brändi. Ma saan aru, et Hansa eesmärgiks on muuta värvimine lihtsamaks. Jaa, Hansa on siis Rootsi bränd ja on tegutsenud juba 80 aastat ja Eestis me müüme siis 28 aastat juba Hansat. Aga miks ikkagi pintsli asemel eelistada värvirulli? No kui me võtame rulli, siis me saame ikkagi suuri pindasid värvida ja saavutame ühtlasema pinna. Eks see tõsi vist ole hea, et pintsliga suurt seina vist värvima ei hakka ikka rulliga, aga tegelikult värvirullile nüüd lisaks on vaja ka veel raami. Jaa, raame on siis kahte sorti, ühel on siis kinnitussüsteem rulliraami küljes ja teisel on rulli küljes. Nii, kumb sul endale rohkem meeldib? Ma võib-olla eelistaks seda, millel on rulli sees kinnitussüsteem. Hansal on siis hästi mugav rulliraami käepide, mis on siis kummisegu süke, väga hea, mugav. Mis on veel? Rulliraam on pikendatav. Kõrgeid kohti saab värvida. Siis lisaks veel süksed ilma pikenduseta, hästi mugav värvida kuskil juba piisavalt pikkusega. Ja süke konks. Konksuga on siis hea süksed väikse detaile värvida. Nagu teiegi näete, head vaatajad, siis laua peal on neid värvirulle erinevaid. Räägime sellega lahti, mille alusel nad siis niimoodi jaotuvad. No kui me hakkame otsast minema, siis rulli materjal kindlasti, erineva mahutavusega on rullid, pikema karvaga rullid, siin on madalama karvaga, veel madalama karvaga rull ja kindlasti madalama karvaga rull siis näiteks mööbli puhul jätab hästi madala mõnusa pinna. Lae puhul siis jällegi hästi ühtlane pind, rohkem toodet. Aga siin on sellised miniasjad on ka täiesti olemas veel ju. Selles nagu selle laiuse järgi ka, et räägime sellest ka, et on sellised, no mida sellega nüüd teha? No sellega saaks näiteks mingid mööbli jalgasid, siis laua jalgasid teha. Värvirullid on siis erineva laiusega ehk 25 centimeetrit. See on 18. No näiteks naisterahvad, võib-olla jõudu pole nii palju. Lage näiteks või seina värvides, siis on palju mugavam ja kergem värvida seina. Mööblil on siis 10 ja 15 centimeetrit rullid, on erandeid, väiksed rullid. Aga ometi on olemas ka sellised, kellel see mõeldud on? No süke suur tööriist on kindlasti profil, et saab töö kiirem tehtud. Seina värvimiseks soovitame siis keskmise karvapikkusega rulli, Hansa mitmeks, tehtud mikrofiibrist. Ja sellele laiemale rullile soovitame siis sükest vähe kitsamat rulli. Ja mis ma sellega nüüd siis teen? Sellega saab palju kiiremini tehtud? Jaa, aga lae ääred teeme siis väiksema rulliga ette, pistikupesad näiteks, ja siis tuleme suure laia rulliga järgi. Lae värvimiseks soovitame paksukarvalist Hansa Rimaksit. Mis tema plussid on siis, kui ma hakkan nüüd laga tegema, et jätab selline sileda pinna, triipe asju ei jäta? Triipe ei jää, kindlasti hästi palju värvi mahutab, hästi mugav on sellega lage värvida. Ja siis samas tegelikult vist ei tohiks unustada seda pisikest nunnut, mida me tegelikult mainisime juba ka seina puhul. Jaa, et kõik need igasugused nurgad ette teha ennem ja siis selle suure rulliga üle värvida kõik. Ja tegelikult, Tarmo, et mida tuleb silmas pidada, et kui nüüd see väike nunnug endale sealt poest kaasa võtta, et need oleks ühesugused, on ja? Mitte see, et on erinev muster praegu sulle laes. Jah, täpselt nii. Ja nüüd oleme jõudnud mööbli värvimise juurde ja nii, nagu me tegelikult Tarmoga enne juba natukene mainisime, siis mööbli värvimiseks on mõistlik võtta 10 või 15 centimeetri laiusega rull. Jah, mööbli puhul soovitame siis madalakarvalist rulli, mis jätab hästi sileda pinna. Need on ometigi tegelikult täiesti erinevad mul siin käes. Jah, et mõlemad on siis madalakarvalised rullid. Esimene on siis mikrofiiberrull Hansa Antex, mis sobiks kindlasti värvimise jaoks. Ja viltrull Hansa Felt siis on veel madalama karvaga ja võib-olla soovitaks siis pigem lakkimise jaoks. Üldjuhul arvatakse, et need rullid sobivad ainult mööblile, aga tegelikult nendega on ideaalne värvida ka uksi. Põranda puhul soovitame Hansa Titex madalakarvalist rulli, mis mahutab piisavalt, kuid jätab hästi sileda ja ühtlase pinna. Ja tegelikult siis põranda puhul ikka, kui oleks mugav, siis ikka pikendus varast panna. Ja kindlasti rulliraamile kasutage pikendust. Aga räägime ka kroppfassaadist, mis on tegelikult ju selline hästi robustne ja nõudlik struktuur ja pinnas, et see peab olema ka väga võimekas värvirull. Selleks sobib siis Hansa Vistex, mis on siis hästi vastupidav rull
hästi suure mahutavusega ja jällegi täidab need võib-olla poorid ära, jätab ühtlase pinna. Väärtuslikku infot saime Tarmo käest nüüd, issand jumal, kui palju, aga tegelikult on Hansa mõelnud ka sellele, et kui inimene läheb nüüd nende leti juurde, siis on tegelikult siin märgid peal olemas kõik, et mille jaoks värvirull ka mõeldud on. Ennekõike tuletan muidugi meelde ka seda, et need on korduvkasutatavad. Ei pea nüüd pärast igat rullimist ära viskama. Ja kui teil ikkagi veel küsimusi jäi, siis tasuta värviliin ootab 12 011. Jah, täpselt nii, Janus, et helistage meile.